Suveks võtavad Muugal suvitajad tihtipeale enda rõõmustamiseks koerad, aga sügisel jäetakse kutsad lihtsalt maha, Muuga peale hulkuma. Siis kogunevadki kodutud koerad karjadesse ja on söögi nimel kõigeks valmis. Muuga rahvas on vihane ja pahane hulkuvate koerte peale. Maardu linnavalitsus on viimases hädas teinud lepingu firmaga, mis püüab hulkuvaid koeri. Денис Сергеев, он пришел и стал с нами разговаривать. Я говорила, собаки смирные, говорю, если вы приехали их забрать, я говорю, они не кусаются, и мы их спокойно выведем. И вдруг я в окно увидела, как этот уже стреляет, и собаки стали забегать просто в магазин. И все. Этот Денис сказал, почему они так сделают? Ничего не сказал. Мы были просто в шоке все и все. Natalja Rumjantseva koera Bläki tapsidki firma Monarh koerapüüdjad. Natalja peab juba aastaid Muugal väikest poodi. Selle aja jooksul on tema äri juba mitu korda röövitud. Just seepärast võttiski ta endale julgestuseks Bläki. Natalja sai suure šoki, sest tuldi tema hoovi ja ettehoiatamata lasti Bläk lihtsalt mürginoolega maha. 22 июля приехали две машины. Они останавливались вот там немножко подальше, вот туда, их не было здесь видно. И, в общем, из-за изгороди выстрелили в собаку, которая была вот здесь, находилась на территории. Собака успела добежать вот сюда и, в общем, умерла. Tegelikult polnud Bläkil õnne. Tol õnnetul päeval oli Maardu sulkuvate koerte püüdmiseks haarang. Üldjootes ma saan probleemist aru ja see ongi Muuga probleem, et inimesed lähevad linna, jätavad loomad siia, neid on sadades. Linnavalitsus peab midagi tegema. Aga antud momendil linnavalitsusel ei ole mitte mingid etteheited. Nemad palkasid eraldi firma, varjupaik saanud kohale tulla ja nüüd mingid 2 kaboid tulid fannima Muuga vahele. Tapame kõik ära, keda tahame, ka eraaedades. See on puhas kriminaalasi, et siin ma nüüd küll ei soovitaks alla 100 000 agi anda. Nii et. Olid nad Muuga kauboid või turvafirma Monarh-mehed, kes palgatud tööd tegema, Bläki jaoks sel tähtsust enam pole. Kutsa juhtus tänu oma perenaise Natalja Rumjantseva enda lohakusele olema valel ajal vales kohas. Turvameeste väitel oli koer pääsenud Natalja poehoovist tänavale. Lisaks oli koer püüdjate väitel ka väga agressiivne ja ründas neid. Seepärast otsustati Bläk loojakarja saata. Tegelikult oleks pidanud Monarhi-mehed uinutava noole Bläkile laskma, aga valiti lihtsam tee ja lasti mürginoolega. See hukkas Bläki. Мы ошибку конкретно этого случая, да, мы признаем, но относительно общей ситуации с нашей стороны не было сделано ничего такого предусудительного и специального. Это была, трагическая случайность. Kõik hädad algavad aga inimesest. Natalja küll nutab haledalt oma koera taga, aga tema sõge kaastundmine just koerapüüdjaid Muugale tõi. Natalja toitis pikka aega kodutud koerakarja oma poe tagahoovis. Koerad hulkusid mööda Muugat ja käisid tema juures sööki nurumas. Inimesed hakkasid koerakarja kartma. Kui küsiti Natalja käest, kelle koerad need on, vastas naine, et tema omad nad ei ole. Hulkuvast koerakarjast hakkaski Natalja siis ühte kutsuma Bläkiks ja enda omaks pidama. Ja meie poolne palve oli, et see üksik koer siis palun ka ketis hoida, et mitte mööda seda Uusmuuga tänavat siis ringi oma pead lasta hulkuda ja muidugi hiljem selgus, et see kõik käis vanaviisi edasi, et see ka aed oli poe ümber küll oli, aga seal olid nii suured avad vahel, et sealt sai isegi minusugune mees sealt läbi ronida, kui vaja oli. Denis Sergejev on ka valmis Nataljale uue koera andma, aga Natalja ei julge enam uut koera võtta, kartes, et see koer tapetakse taas. Kogu selle tragöödia põhjuseks on see, et Bläk polnud ketis ja oli ilma suukorvita. Tapetud Bläk on Jõelähtme lemmikute kalmistule maetud suurde ühishauda. Koera matmine ühishauda maksab 150 krooni ja kass 50 krooni. Ühishaud on kaevatud traktoriga kanal ja siis järk-järgult me paneme neid täis. Siin on 14 aastat on seda kalmistut olnud
ja kui palju siin ühisauas on, mul selle kohta arvestust ei ole. Aga ütleme, siin kalmistul kokku võib olla umbes 4500 looma. Nii lõppeb lemmikloomade suvi paljudes Eesti suvitusrajoonides. Muuga juhtum on tüüpnäide. Suvitajad lahkuvad linna, loomad jäetakse saatuse hooleks.